25 aastat Tre pidusid ja kontserte sai täis 2025. aasta veebruaris. Siis möödus veerand sajandit esimesest Tre peost Harjumaal Orus. Nende aastate jooksul on korraldatud üle 1000 sündmuse, mille külastajate arv ulatub üle 200 000. Kose kultuurikeskuses peeti suurejoonelist sünnipäevapidu. Pidu toimus 2 erinevas saalis, kuna rahvast oli rekordiliselt palju, siis õigustas teise saali kasutuselevõtt igati ennast ära. Emotsioonid on head, rahvast oli ju väga palju, ma usun, me kordasime Kose kultuurikeskuse kõigi aegade rahvarekordit, rõõmu teeb, et palju vanu tuttavaid oli kokku tulnud, sõpru ja loomulikult see, et Tre pidudel käib ka nüüd 25 aastat hiljem endiselt väga palju rahvast. Lavale astunud artistid võeti publiku poolt soojalt vastu. Alguse sai kõik tegelikult siit samast Kose vallast, Oru külast, Oru rahvamajast tol ajal aastal 2000 veebruaris toimus esimene Tre nime alt tehtud pidu ja 25 aastat niimoodi on läinud. Ma täna enam ei ütleks, et see on töö, vaid pigem on see selline hobi või mingis mõttes elustiil juba see nende suurte kontserdite ja pidude korraldamine. Ja 25 aasta jooksul eriti nullindatel sai tehtud väga palju, seal 3, 4, 5 üritust nädalas, ühel õhtul sageli oli meil mitu meeskonda väljas, nii et ma ise olen kokku löönud, et umbes 1000 kontserti ja pidu on selle 25 aasta jooksul toimunud, kus nii-öelda Tre käsi küljes on olnud või Tre poolt korraldatud. Käisime ju 2000-ndate teises pooles ka Läti kultuurimajades, rahvamajades, ööklubides, tegime ka seal ligemale 100 kontserti, pidu ja diskot. No aastate jooksul on neid erinevaid sündmusi olnud väga palju, aga kui nüüd märkimisväärsematest artistidest ja kontserditest rääkida, siis 8 Grammy omanik, elektroonilise muusika, üks tõeline maailma tipptegija Ameerika mandrilt Skrillex. Tema kontserti oleme korraldanud Riias ja Tallinnas, Saku Suurhallis, Inglismaa drum and bass muusikalegend Nero käis, oleme teinud Saaremaal suuri rannafestivale, loomulikult tänaseks on üks Eesti suurimaid suvesündmusi Kose jaanituli, mida igal aastal külastab ligemale 10 000 inimest ja mis on Kosele tõeliseks kaubamärgiks saanud. Nii et neid suuri asju on palju ja ka järgmisel suvel on kindlasti põnevaid artiste tulemas. Saapad olid väiksed ja kindlad olid aukus püksisääred põlvini. Seega minu jaoks on see selline hobi, töö ja võib-olla ka natuke kirg, et mulle meeldib, kui inimesed tulevad kokku, selline hea meeleolu, et vahepeal need igapäeva mured jätta kuskile taustale ja tunda ennast hästi. Minu jaoks üks uuemaid ja südamelähedasemaid projekte on kindlasti Tuhala kultuuritalu, millega me sellel suvel alustasime ja kus me Renatega kutsume siis kõiki oma õuele külla ilusaid kontserte kuulama, aga järgmisel suvel on tulemas väga ägedaid artiste, oleme juba kokku leppinud ja novembri alguses paneme kindlasti info välja. Nii et kõigile tere tulemast, otsige Facebookist üles Tre kontserdid või Tuhala kultuuritalu ja kohtume kuskil mõnel vahva kontserdil. Tre kontserdid hoiavad enda käes paljude Eesti lauluväljakute, spordisaalide ja kultuurimajade kõigi aegade publikurekordeid. Ja pidu jätkub ka järgmised 25 aastat, on Siim Pohlak optimistlik. Toimuvad Tre peod ka järgmised 25 aastat, nii et kõigile tere tulemast, otsige Facebookist üles Tre kontserdid ja vaadake, kus me järgmisena toimetame.